õhtust, ega meil read on väga voolikud praegu veel, aga aitäh, et te olete täpsed. Me hindame täpsust. Ja tere õhtust, Krista. Tere, Rene. Me siis praegu niimoodi venitame. Mõtlesime, et kõigepealt räägiks teile messidest, kus me 6 aja jooksul käinud oleme. Mina käisin Londoni messil ja Krista käis nii Londoni messil kui ka Bologna messil. Et Bologna mess sel aastal kõik on kuulnud, et selline asi on olemas. Tänu sellele, et Eesti oli seal peakülaline. Sina käisid seda uhkust ja ilu vaatamas. Kuidas oli? Uhkust ilu oli ikka kuhjaga ja Eestit pandi väga tähele. Eesti kunstnikke eriti. Aga kunstnikud käivad koos raamatuga. Lihtsalt ütleme, et nii palju kirjanikke võib-olla ei olnud, illustraatoreid oli rohkem. Ja ma arvan, nad leidsid endale seal ka inimesi, kes tahavad neid muus maailmas ka välja anda, sest Eesti illustraatorite näitus oli tõesti muljetavaldav. Aga lisaks sellele olid seal ka paneelid, vestlusringid, kus arutati igasuguseid vägagi olulisi teemasid ja mis sealt välja tuli, oli see ka tõlke mõttes, sest eks meiegi juba läksime sinna ikka tõlkeraamatuid vaatama. Oli see sama, mida me Renega siin oleme ka rääkinud. Näiteks oli seal tõlkimisest vestlus, kus osalesid Eesti, Poola, Norra ja üksmeelselt kõik tunnistasid, et noorte raamatuid ehk siis see Young Adult ja eriti neid, mis käivad rubriigi Romantasy, neid ei antagi enam välja kohalikus keeles. Ikka sama põhjus, nad on liiga paksud, nad lähevad väga kalliks, teine, et noored tahavad kohe raamatut saada ja odavamalt 1,5 või 3 korda odavamalt. See on jah nii, et Norras isegi öeldi, et võib tekkida olukord, kus tuleb hakata vaatama, mida ette võtta, et norra keele püsimist kindlustada. Kui noored lähevad sujuvalt üle lugemisele inglise keeles, nad lähevad või on juba läinud ka suhtlemisele inglise keeles. Kuigi Norra riigi erinevalt Eestist on sedavõrd rikas, et nad on ikkagi võtnud kasutusele kõikvõimalikke asju. Näiteks ikkagi riiklikud ostud on Norra kirjanike raamatutest, mis antakse raamatukogudele. Ja need on üsna kopsakad, need aitavad need tellimused ja ostud kirjastustel ka päris kenasti ellu jääda ja Norra kirjandust välja anda. Meil on natuke selles mõttes nirum olukord. Aga Poolas on isegi öeldi, et mindi nii kaugele, et Poola raamatupoodides võib leida ameerikapärase nimega autoreid, kelle raamatu pealkiri on inglise keeles. Aga kui see lahti teha, siis selgub, et selle taga on Poola kirjanik, kes lihtsalt püüab niimoodi meelitada inimesi ostma. See käib eelkõige noortekirjanduse alla. Meil nii hull see veel ei ole, et meie noortekirjanikud endale inglise nime võtaksid või paneksid ingliskeelsed pealkirjad. Ei, see ei ole kaugel. See ei ole kaugel, see ikkagi hakkab varsti juhtuma. Kunagi selle sajandi esimestel aastatel ma käisin Londonis, oli üks seminar, kus ma esinesin. Andsin siis ülevaate sellisest tundmatust riigist nagu Eesti ja minu kõrval oli Hollandi kirjastuse, kas ma ei mäletaks peatoimetaja või juht. Ja ta ütles, et juba üle poole raamatu müügist on inglise keeles ja ma raputasin pead, ütlesin, seda ei juhtu meil mitte kunagi ja tegelikult me oleme sinnapoole ikkagi vägisi teel, et need inglisekeelsed raamatuid aina rohkem ostetakse. Siis Norrast on mul on üks autor Norras, kes juba avaldab oma raamatuid esimesena mitte Norras, vaid Inglismaal. Alex Stahl, kelle me anname välja nüüd maikuu lõpus, ehk siis see, et raamatu keel on inglise keel, hakkab tegelikult muutuma ja peaaegu valdavaks. Ja rääkides nüüd sellest Romantasist, siis tõesti siis seda 2 hullu kirjastust Eestis on, kes seda teevad, üks on Helios ja teine on Rahvaraamat. Mis asja te annate välja Romantasist? Rebecca Ross pealkirja ma näen nüüd võlgu. Aga mõlemad raamatud on ikkagi ingliskeelse raamatu müügi tipus. Et eks me üritame kuidagi siia Eesti noori eesti keeles lugema meelitada, aga see on aina raskem. Noortekirjandus on tegelikult täpselt sama õudne olukord, kus noortekirjandust ei ole mõtet enam eesti keelde tõlkida, et need Eesti autorid vähesed, kes ei ole muidugi nii head kui need välisautorid, keda tõlkida, neid ei ole mõtet eesti keelde tõlkida, sellepärast et suurem osa nendest raamatutest loetakse inglise keeles. Jah, paraku nii see on. Ja
muidugi mida kiiremini see Romantassi üle läheb, seda parem, arvan mina isiklikult. Iseenesest Romantassi kohta võib väga selgelt öelda, et see ei ole suurt midagi muud kui muinasjutud, millesse on lisatud väga ohtralt ja väga selget vägivalda ja põhjalikult kirjeldatud vägivalda ja väga selgelt kirjeldatud seksi. Nii et see on siis nagu see, mida 700 leheküljeliste triloogiate, tetraloogiate kaupa praegu tegelikult noored loevad inglise keeles. Ma tunnistan ausalt, lugesin läbi ühe, mis mulle saadeti ja see osutus nii õudseks, et ma enam rohkem ei taha. Selles mõttes õudseks, et ta oli ikkagi tegelikult oma põhiolemuselt erakordselt primitiivne ja koosnenud ainult klišeedest. Aga jah, tüdrukud on seal kõik väga südid ja on valmis haarama relvi ja minema võitlusse ja tulema igalt poolt välja kriimustuste ja muhkudega, aga sellegipoolest ja siis leidma lõdvestust ja õnne imeilusate haljate käte vahel, nii et noh, ühesõnaga see on see, mis siis nagu loeb praegu kõige rohkem. Aga noh, me siin täna muidugi räägime natuke teistsugustest raamatutest. Ja me sel looajal teid veel Romantassiga ei kiusa, aga võib-olla järgmine hooaeg me peame juba turunõudmistele vastu tulema ja hakkama rääkima Romantassi suurepärastest raamatutest. Aga Londoni mess, kuidas sul seal läks? No, ongi tegelikult asi selles, et ega midagi väga silmatorkavat ei ole peale sellesama Romantassi, mis on üks suund, aga rohkem midagi niisugust, mis väga silma paistaks ei ole. Tegelikult üsna palju on korralikku kirjandust, hästi kirjutatud, head kirjandust, see, mida nimetatakse Eestis väärtkirjanduseks. Aga ja siis on muidugi head krimikirjandust. Aga midagi, mis nüüd niimoodi selgelt eristuks või et on uus tendents, seda päris kindlasti mitte. Ei mingit seda uut valget laeva selle raamatumessidel ikkagi oodatakse juba 5 aastat ja ei ole veel paistmas seda, et see valge laev oleks tulnud. Minul juhtus Londoni messil üks selline tore asi, et ma ostsin enda Londoni messi ühe raamatu õigused, raamat IU 26 ja siis sel päeval, kui Ameerika kirjastus otsustas, et nad annavad selle noore autori raamatu välja, sel päeval saabus agentuuriga minu pakkumine Eestist. Helistati siis autorile, öeldi, et 2 pakkumist ja ei öeldud veel, kes need on ja siis selle autori boyfriend ütles talle, et mõtle, kujuta ette, et järsku sind avaldatakse isegi Eestis. Eesti pakkumine oli laua peal, et selles mõttes oli see küll päris tore, aga see näitab, et see Eesti on ikka niivõrd obskuurne maa, et ega keegi sellest mitte midagi ei tea peale meie endi. Aga hea, et meiegi teame. Ja võiks nagu tükk aega veel teada. Jaa. Aga lähme siis teema juurde. No lähme teemade juurde, jah. See üks raamat, millega me alustame, on Poissõbrad. Boyfriends oli selle originaalpealkiri. Jah, ja Boyfriends lahku kirjutatud tegelikult. Ja selle autor on Michael Pedersen, kes on siis Šoti luuletaja eelkõige. Ta ongi tuntuks saanud luuletajana. Ja praegu on ta teinud niisugust tohutut tähelendu, kunagi nad panid kokku ühe kambaga luuleprogrammi, luule- ja muusikaprogrammi, mille nimi oli New Riiki, mis siis tegelikult riigiks nad nimetasid ka Edinburghi ja käisid sellega ringi Euroopas ja nad püüdsid seda ka pakkuda meile head readile, sest ei tulnud nagu eriti midagi, aga see oli siis, kui ma esimest korda Michaelit nägin. Ta näeb välja nagu võilill, siis kui võilill ja seemned on juba kohevad suurte prillidega ja ta on kohutavalt võluv inimene. Ja nad käisid head read festivalid, tema elukaaslane Holly McNish, kes on vaieldamatult praegu üks Briti esipoetesse ja Dan Wilkins, indie-muusik, kelle lavanimi on siis Wizard Hand. Dan tahab siiamaani tagasi siia tulla, kirjutab mulle iga kord, kui uus plaat või uus laul tuleb välja. Ja no eks kunagi näeb. Aga see raamat on siis Michaeli esimene proosaraamat. Ja selle ajendiks, selle kirjutamise ajendiks sai tegelikult tema pikaajalise sõbra Scott Hutchinsoni enesetapp. Scott oli ka inimene, kes talle illustreeris ta luulekogu Auster. Ja nad olid tõesti väga lähedased sõbrad. Ja pärast siis Scotti surma läks Michael Põhja-Iirimaale ühte kirjanike majja, kus ta püüdis nagu endast selgusele jõuda, leinast üle saada
ja midagi kirjutada ja ta hakkaski siis seda raamatut kirjutama või õieti kuskilt kirjutama niimoodi oma mälestusi, et ta ei kirjutanud mitte ainult Scottist, vaid ta kirjutas oma elus olnud sõpradest. Kuidas need sõprused on kujunenud, kuidas need teda mõjutasid. Aga ta on hästi ülevoolava stiiliga. Kuna ta on luuletaja, ta ei hoia nagu midagi tagasi, paistab, et ta on lapsest saadik olnud väga tundeline ja ülevoolav ja ta keel on ka selline, kui ta sulle kas või e-maili kirjutab, siis kõik asjad on sublime ja kõik on greatest pleasure ja ma ei tea, mis veel. Et iga e-mail on ka niisugune väikene luuleteos, mis ta saadab. Ja see raamat on tõesti, ma arvan, et kõik, see kuluks väga ära tegelikult ikkagi noortele inimestele, sest ta ei kirjuta mitte ainult sellest, kuidas tal on need sõbrad olnud, ta kirjutab, see on ka ellu suhtumine, elu nägemine. Ja lisaks sellele on, ta tahaks kangesti anda ka julgust niisugustele noortele, kellel on võib-olla, kes ei ole nii tagasihoitud, nii hillitsetud, kes elavad asju väga sügavalt läbi, et nii võib ka, et ongi hea, et sellepärast ei ole vaja häbeneda ega midagi. Ja ma arvan, et selles raamatus see tuleb kenasti välja. Väga lüüriline, väga ilus raamat. Ja no Scott Hutchinson siis, kui tähendab, ma ise läksin tegelikult allapooli kirjandusfestivalile, kui eelmisel aastal oleksid pidanud seal esinema Scott Hutchinson, Holly McNish ja Michael Pedersen. Ja nende esinemine jäi ära, sest Scott uputas ennast ära. Ja siis aasta hiljem oli nende mälestuse esinemine seal ja mina sattusin ka just parasjagu siis olema allapooli. Nii et see oli väga, noh, tõesti väga emotsionaalne. Ja siis nendega koos esines seal ka see sama Dan Wilkins ja Dan Williams ja juba siis ma tegelikult rääkisin Michaeliga, et ta tuleks ka Eestisse esinema ja lõpuks ta tõesti tuli. Scott oli juba pikemat aega ilmselt uskumatult depressiivne, sest ma ostsin ta plaadi, ta esines see indie-bänd, mille solist oli, selle nimi on Frightened Rabbit. Nii et kes tahab kuulab Spotify's, aga kui tema viimaseid plaate kuulata, siis absoluutselt ei imesta, et enesetapp neile järgnes, sest see oli niisugune must masendus. Ma kujutan ette, et nende omavahelistes suhetes oli Michael see, kes siis natukene seda masendust leevendas ja hoidis elus ka seda Scotti, kuigi ta siin väidab, et oli vastupidi. Kas sa lugesid ka natuke? Lugesin. Ja iga raamatu jaoks on olemas hetk, kui seda peab lugema, see hetk mul praegu ei olnud. Et ma ootan, annan talle võimaluse, aga üks, mis ma selle raamatu puhul, kaks asja, mida ma tahaksin öelda. Et tunda on seda, et ta tegi, see oli teraapia. Raamatu kirjutamine oli teraapia, et ta elas ennast sellega välja ja mulle ta väga meenutas Tõnu Õnnepalu selliseid mõttekäigud olid ikkagi täiesti imelised, tõesti poeesia. Mida ma olen Tõnu Õnnepalu puhul, et vaataks taevasse ja siis need mõtted tulevad sinna ja nad pruugi üldse olla selle eelmise lõiguga seotud, et nad on ikkagi suhteliselt hüplevad. No teine, mis ma selle raamatu kohta tahaksin ütelda ja varastan siin Stephen Fry tsitaadi selle raamatu kaanelt, et väga vähe on raamatuid sõprusest, väga palju on raamatuid armastusest, aga sõprusest, mis on natukene väiksem, aga üldse mitte vähem oluline tunne, neid raamatuid on väga vähe ja see on nagu ülistuslaul sõprusele. Ja see boyfriend, vaata sa ükskord siis seletasid ka, et tegelikult see ei ole boyfriend selle otseses mõttes, vaid just tema poistest sõbrad. Ja poistest sõbrad, meestest sõbrad. Ja no eks ta natuke mängis ka selle mõttega, et ju neid keetiga geideks, aga tegelikult see ei ole mitte geisõprus, see on ikkagi poiste ja meeste vaheline sõprus. Just poiste vaheline, mis ka mõnikord võib olla ikkagi väga lähedane. Aga muidugi talle oli see teraapia ja tegelikult võib-olla, et see mõjuks teraapiliselt ka mõnele teisele inimesel, kes ise on kaotanud mõne lähedase sõbra, ma arvan. Sest see võib täiesti aidata isegi lähedase kaotuse puhul.
aga praegu muidugi ta sai selle raamatuga, võiks öelda nagu proosa otsale ja nüüd tal lähemal ajal ilmub proosaromaan, mille nimi on Muffled Fluga, mis on siis üks pisikene saarekene meres, kus on peaaegu et ainult tuletorn ja seal Muffled Fluga peal ta kunagi käis. Ja see jättis talle nii kustumatu mulje, et ta pani oma romaani tegevuse sinna ja juba praegu on ette, enne kui see raamat juba poodides on juba, need eelhinnangud on väga, väga head tal. Nii et Michaelist kindlasti kuuleb veel palju ja mine sa tea, võib-olla ta tuleb veel meile ka siia. Väga soovitan tegelikult lugeda, mulle meeldis see raamat, ta oli muidugi, ühte ma küll ütlen, et ma toimetasin ise seda raamatut ja ma sain aru, kui põrgulikult raske oli seda tõlkida tegelikult, sest niisugust stiili tõlkida on eesti keelde veel eriti raske, sest eestlastel, no meil ei ole nii palju niisuguseid ülivõrdelisi ütlemisi või noh. Oleme ikka tagasihoidlik rahvas oma keelega. Jah. Kas ei olnud mitte niimoodi, et see tõlge oli see noorte tõlkijate programm? Oli jah. Ja eks ta nägi tõlke ja see suurt vaeva küll ja no, oligi väga suure vaeva nägemise raamat. Aga tegelikult jah, lõpuks tuli välja päris kena. See on nüüd üks nendest raamatutest, mida me Kristaga siin enne rääkisime, siis kui me otsisime Edouard Louis raamatut, et kuhu riiulisse seda nüüd panna, et ta päris ilukirjandus ei ole. No teistpidi jälle nagu oleks, sest see on kõik läbi ilukirjanduse prisma ja no iseenesest ka Edouard Louis, mis oli leidsimegi lõpuks mitte ilukirjanduse riiulist, samal ajal on ta ikkagi kirjutatud väga läbimõeldult ja noh, mis Õnnepalu on, kas Õnnepalu on ilukirjandus või ei ole ilukirjandus, sama võrd võib küsida ka ütleme Edouard Louis kohta. Täiesti nõus. Ja praegu noh, tegelikult on hästi palju on tegelikult niisugust kirjandust, mis no, algselt nimetati oma elu kirjanduseks, nüüd ta vist isegi niimoodi ei nimeta, aga mis nagu sünnib inimese enda kogemusest, ta täiendab seda oma fantaasialennuga mõnikord sellega, mis ta tahab veel lisada sellele ja kokku tuleb siis ikkagi niisugune raamat, kus on üks osa siis kirjaniku enda kogemust ja üks osa on siis seda, mis käib nagu ikkagi ilukirjanduse alla. See sõna on ka ju väga hea selle jaoks, et on ilukirjandus, et ta ei pruugi olla... Jah, ilukirjandus ja, ja tegelikult ega ei peagi ju nii täpselt kõike lahterdama ja paigutama laiali. Kokkuvõttes me peame ta kuskilt üles leidma. Ei, vaat see on küll, et raamatupoest tuleks nagu üles leida, aga no mis sa teed, kui ta peaks olema mitme laua peal näiteks? Oi, see oleks tore. See meile meeldis kõigile kirjastajatele, kui meie raamatut oleks mitmel pool välja pandud. Aga raamatukauplejad tahavad ikkagi meie käest väga spetsiifiliselt teada täpselt seda kohta seal riimis. Aga see sobib ilukirjanduse riimlisse küll ja ma loodan, et ta sinna ikkagi läheb ka. Nagu ka Edouard Louis. Ja. Kas lähme Lissi juurde? Lähme. Kuidas sa selle nime öeldad? Ma ei olegi kindel. No, mulle öeldi Nugent. Nugent, jah, täiesti, kuna ta on iiri kirjanik, jah, Nugent võiks olla küll, ma olen kuulnud ka Nugent tähendatavat. Sina? Ma olin Nugenti hääldaja valasti ja me kutsuti korrale. Nugent, jah, Liss Nugent. Väga raske öelda. Aga tema on nüüd iiri üks krimikirjanduse tippudest ja nüüd ütleme kuskil 10 aastat tagasi tegi iiri krimikirjandus sellise väga kõrge lennu Dana Frenchi tuules ja Liss Nugent on nüüd üks nendest, kes siis Dana Frenchi tuules on tippu tõusnud. Tema on avaldanud ainult 5 raamatut, aga juba esimesega ta sai tegelikult maailma kuulsaks. See oli siis meil ka paar aastat tagasi välja antud Oliver Gildhaaval. Ja kuigi tema kohta öeldakse krimikirjanik, siis krimikirjanikuks mina teda ise ei nimetaks, et ta on põnevuskirjanik, psühholoogiline põnevusromaan. Ja selles Oliver Gildhaaval mu ema, kes luges praegu, valvelugeja, kes loeb kõik mu raamatut läbi ja siis praegu loeb seda kummalist Sally Diamondit ja ütles, et kui sa Rene annad välja jõle raamatut, tõepoolest nende mõlema raamatu kohta võib öelda, et see on täiesti jõle. Esimeses Oliver Gildhaaval
see raamat algab sellest, kuidas väga kuulus lastekirjanik, kes ei ole kunagi olnud vägivaldne, ühel õhtul võtab kätte ja annab oma naisele sellise tutaka, et ta langeb koomasse ja sinna ta ka jääb. Ja siis Nugent annab meile kohe alguses selle lõpptulemuse kätte, ehk siis see naine langeb koomasse, toime on pandud kuritegu, aga siis ta hakkab kaevuma sinna sügavustesse, kes oli see mees enne seda, kui ta sai, enne seda, kui temast sai just see suur kuulus lastekirjanik ja tema naine oli tema illustraator. Nii et nad töötasid ja elasid koos. Nüüd nende kahe raamatu, Oliveri ja Sally vahele jääb 3 raamatut, mis nii kõrget lendu ei ole rahvusvaheliselt teinud. Ma annan välja kas selle aasta lõpus või järgmise aasta alguses juba 3. raamatu Skin Deep, mille eesti keelde me tõlkisime, ma ütlen teile kohe, mälu on ikkagi. Luu ja üdini välja, mis on ka sellist üsna sarnase süžeega nagu Oliver Gildhauer. Aga nüüd Sally Diamondi puhul on see, et kui me seda raamatut lugema hakkame ja me ei tea sellest Liis Nugenti raamatutest mitte midagi, siis alguses meil on tunne, et me loeme mingisugust komöödiat. Peategelane on autist, selle me saame suhteliselt raamatu algusest aru, et ta on autist. Ja tema isa, väga vana isa, ütleb talle, kui tema tervis on ka väga kehvaks jäänud, ütleb talle, et kui ma ära suren, siis vii mind prügiga välja. Aga autistile midagi sellist öelda muidugi väga rumal, sellepärast et ega nad ei lase endale 2 korda seda seletada ja kui see isa siis ühel hommikul ta leiab oma isa surnuna, siis ta teeb täpselt nii, nagu isa ütles, viib ta prügiga välja. Sellest muidugi tekib suur pahandus, tuleb politsei, sõbrad on ehmunud, poe ja külarahvas on ehmunud ja siis alles hakkab see põnevus tegelikult kerima. Väga-väga aeglaselt, aga väga kindlalt kerib ta seda põnevust niimoodi, et ühel hetkel te ei suuda seda raamatut käest ära panna. Ehk siis see Sally Diamond, kes on eluaeg arvanud, et ta on autist ja eluaeg arvanud, et see mees ja naine, kes teda kasvatasid, tema ema ja isa on tegelikult tema psühhiaater. Ja see Sally Diamond on üle elanud väga raske psühholoogilise trauma, kui oli väga väike laps. Ja selle niinimetatud ema ja isa siis selline eluaegne töö on olnud see, et seda 5 aastat tema elust kustutada. Et ta unustaks ära selle õuduse, kus ta siis elas. Ma ei saa teile öelda kahjuks, mis see õudus on. Aga ja siis, kui see politsei lõpuks siis talle halastanud, et nad ei pane teda selle isa prügiga koos väljaviimise eest vangi, siis saabub Uus-Meremaalt pakk, kus on väike mängukaru. Ja see mängukaru siis lahvatab tema peas ikkagi kõik need sooned uuesti lahti, et kõik see töö, mis on tehtud selle 5 aasta unustamiseks, on asjata ja talle kõik meeldib. Ja algab uskumatu psühholoogiline põnevik, selline kassihiire mäng siis selle karu saatja ja Sally Diamondi vahel. See Sally Diamond, see nimi on niivõrd kaunis. Aga jah, tõesti pean tunnistama, et see väga närvikõdi tekitav põnevik. Ja tundub, et mitte mingil juhul cozy crime. Oi ei. Ei, no jah, tegelikult nii palju kui tean, on need Iiri krinkad üldse kõik üsna karmid. Aga muidugi see Liis Nugent on saanud kõigi oma raamatute eest, kas nominatsioone või siis auhindu ikkagi nimetatud aasta parimateks krinkadeks ja nii edasi. Nii et ma arvan, ja ta ise on veel väga huvitavalt elanud, minu meelest on ta seotud olnud eelkõige teatrimaailmaga, ta on olnud siis lavamänedžer, eks ole, väga kummalistes kohtades ja elanud ka nii, et käinud ringreisidel ja liikunud pidevalt ringi ja siis sealt kõrvalt kirjutanud. Vahepeal elanud ka Inglismaal, läinud tagasi Iirimaale. Nii et vaatame, ma väga tahaks teda kutsuda järgmisel aastal ka Head Read festivalile. Oleks väga huvitav niisugust põnevat kirjanikku näha. Ja no
need 2, mis eesti keeles on välja antud, nende eest ta sai Iiri raamatu aasta kirjandusauhinna. Ja kõik need tõesti, kõik ülejäänud 3 on tal kõikidele preemiatele esitatud kandidaadina. Sealt ta ei ole saanud igasuguseid preemiaid, on nendele raamatutele veel tilku. Mujalt ka prantslased annavad tõlkekirjanduse eest auhindasid ja selle ta ühe korra saanud. Nii et tõesti väga, väga uhke kirjanik ja see kummaline Sally Diamond oli 2 aastat tagasi oli selline tõeline hitt üle maailma, kus vaatasin tõlkeõiguseid sellele väga palju müünud ei ole, ehk ta nüüd rahvusvaheliselt eri keeltes väga palju ilmunud ei ole, aga ingliskeelne väljaanne tegi kindlasti tohutu lennu ja seda kollase taustal olevat tüdrukut me nägime ikkagi kõikides raamatureklaamides, mida on võimalik välja mõelda. Nii et väga kena jah, kui te temaga jätkate, sest võib-olla Eesti lugejad ikkagi leiavad üles ka siis. Ja no ma loodan, et see kummaline Sally Diamond avab nüüd selle ukse sinna Liis Nugenti veidrasse, jõledasse maailma, kus ta meie emotsioonidega ikkagi käitub väga julmalt. No vaat sealt tuleb ka jälle küsimus, et mida inimesed tegelikult lugeda tahavad. Kas nad tahavad niisugusi väga karme krimkasid või tahavad nad siis niisugust cozy crime. Kuigi nagu on öelnud ka mõned krimka kirjanikud, et ükski crime ei ole cozy. Tegelikult kui on juba kuritegu, siis selles ei ole enamasti midagi väga armsat ega mõnusat ega mõnnut. Aga ikkagi osa neist nimetatakse, et need on natuke süütumad. Või kuidas seda öelda, vähemalt ümbruskond on niisugune, mis tekitab hea tunde. Kui palju siit teie seast on näiteks, kes võivad enda kohta öelda, et nad loevad väga palju krimikirjandust? 1. 2. No väga vähe. Vanast sai rohkem loetud. Noorest peast. Just nimelt klassikud on loetud. Aga moodsalt nagu mõned sarjad, aga... No see on see, et see on mingisugused krimiautorid, kelle juurde me alati tahame tagasi minna, nagu Agatha Christie. Me teame, mida me sealt saame. Need raamatud ei ole kunagi ka liiga paksud. Me loeme ta ühe õhtuga läbi ja tunneme ennast jälle hästi. On ju? Jah, sest kord on jälle jalule seatud. Ütleme nii, on Kristi põhimõte, et kord tuleb jalule seada. Kurjategi tuleb kätte saada. Aga tänapäeva krimkad pigem eelistavad jätta hinge niisuguse näriva tunde, et ei saa siin mingit korda jalule seada. Aga kuna siin juba krimkadest juttu või kirjandusest juttu on, siis ma räägiksin ikkagi mõne sõnaga niisugusest krimikirjanikust nagu Simon Mason, kes teeb Inglismaal tõelist tähelendu praegu. Öeldakse, et ta on pärast inspektor Morse'i autorit kõige paremini Oxfordist kirjutav kirjanik, sest ka tema raamatud tegevus leiab aset Oxfordis. Esimene raamat oli Mõrv novembris, mis oli puhtalt tegemist seal kolledžitega, aga tähendab selles mõttes väga huvitav see raamat, et siin mõlema kaane pildi peal on võimalik näha jalgasid, mis nagu tegelikult on täiesti erinevad. Ühel on jalas on kets mingisugune ja püksid on nagu näha, et ei ole väga peened ja teises on väga uhke king ja väga peened püksid ka. Ja need siis tähistavad selle raamatu 2 uurijat. Üks neist on Ryan Wilkins ja teine on Ray Wilkins. Juhtumisi on mõlemal üks perekonna nimi, kusjuures Ryan Wilkins on siis mustanahaline, väga hea haridusega, edasipüüdlik, korralik, ainult disainerrõivaid kandev uurija, kes teeb kõik nii, nagu enam-vähem talt oodatakse ja nagu protseduurid nõuavad. Ja teine uurija on siis Ray Wilkins, kes elab pagunelamus, kelle naine suri narkootikumide üledoosi, kes kasvatab oma 2-aastast poega ise ja kellel ei ole mitte kõige vähematki aukartust ühegi ülikooli professoriga kellegi teise ees, vaid ta läheb igale poole sisse, kuhu vaja, kui vaja sõimab kellegi läbi, rikub kõiki reegleid, mis on ka uurimises ette nähtud, aga ta saab kätte selle, keda vaja.
ja no siis ongi nii, kuidas parasjagu, kas neist üks on soosingus ja teine ei ole soosingus ja see vaheldub. Aga süžeed on väga hästi üles ehitatud, põnevad, aga nad ei ole ka, need raamatud ei ole niisugused, mis oleksid nagu rõhuksid niisuguste veriste detailide peale. Need on pigem ikkagi väga huvitavalt psühholoogiliselt üles ehitatud raamatud. Mulle see sari väga meeldib ja ma väga loodan, et me jätkame selle väljaandmisega. Tal on peale selle Purunenud pärastlõuna nüüd ilmunud veel 2 raamatut juba. Üks on siis Lost and Never Found ja teine on Voices in the Night minu meelest. Ja neil ei ole isegi praegu eestikeelseid pealkirju veel, aga ka need on võetud väga hästi vastu. Nüüd ta on sinna kõrvale veel tekitanud väikese sarja hästi õhukestest raamatutest. See on ta mingist agentuurist, kes otsib kadunud inimesi. Iga raamat on siis ühe inimese otsimine, aga need on poolel õhemad kui need päris krimkatel. Aga see oleks väga hea idee inimestele selline ühe õhtu raamat. No ma ei tea, ma üldiselt hea meel ka jätkaks sellega, aga... Jätkake sellega, ma julgen seda soovitada ise ka sellepärast. Minu jaoks oli niivõrd värske tuul krimikirjanduses, mis on ikkagi väga oma nendes ettepantud sammudes kinni. Aga ma hakkasin mõtlema, kui sa kirjeldasid ja siis mul tuli meelde, et Lethal Weapon oli kunagi üks selline film, kus oli mustanahaline detektiiv ja siis oli Mel Gibsoni esindatav vagunelamus elab. Mulle praegu just meenus see ja tegelikult mingisugune sarnane keemia selles raamatus toimub ka. Jah, ainult, et see on Oxfordis, eks ole. Ja Oxford on kogu oma taustaga seal vägagi olemas, nii et kõik, kes mäletavad inspektor Moossi ja Noort Moossi ja nii edasi, et siis on niisugune rõõmus kohtumine jälle kriminaalse Oxfordiga. Ja mulle sellest esimesest osast mulle väga meeldis see algus, kuidas kutsuti siis Wilkins. Wilkins kutsuti kuriteo paika ja siis kui see Wilkins, kellele kogemata kutsuti siis vale Wilkins, siis kui ta kohale jõudis, siis kõik kergitasid kulmusid, siis nad ootasid ikkagi Oxfordi ülikooli lõpetanud väga korralikku ülikonnas käivat detektiivi ja tuli mingisugune kaltsakas. See mõnus vastandumine selles raamatus, väga haritud ja keskklassi inglane, see on väga mõnus intriig selles raamatus. Või siis sarjal. No, ma näitan siin teist krimi autorit meile palju lähemalt ja see kaanekujundusel kassi kasutamine on praegu väga popp. Rahvaraamatu logo on Kass Gustav, siis kohe praegu tuli teil välja Murakami. Kafka mereranna, uus kujundus, kus on väga palju kassi. Kasvõi mul on see raamat küll olemas kodus, aga kasvõi selle kassi pärast tuleb osta. See oli Katja Kettu, kes on küll Kettu tähendab soome keeles rebast, aga tal on siin nüüd kass, on ka siin kaane peal, et me soovitame, tema on nüüd Soome üks suurtest krimiautoritest, kindlasti soovitame. Ei ole ju krimiautor, mis sa räägid? Ta kirjutab väga sügavaid psühholoogilisi raamatuid naistest. No nüüd ma läksin noore. Jah, see ei ole krimiautor. Okei, see kass viib nüüd kohe palju krimi. Jaa, aga ei ole. Ma seda on tõlkinud Kadri Jaanits. See ei ole krimina, mitte ma kogu aeg võtnud seda krimina. Aga Katja Kettu on muidugi, ta on juba tuntud eestlastele see kirjanik ja just ta on tuntud oma väga sügavate raamatute poolest, mis just naiste elu on kujutanud kõik võimalikes olukordades, kus on väga halb olla ja kuidas sealt kuidagi moodi välja tulla. Ma olen nüüd päris segadus. Ennast kogu ennast natukene, aga Katja Kettu on muidugi üks autor, keda võib täiesti kindlalt kõik soovitada ja seda me ka siin südames teeme. Ta on ka käinud Head Read festivalil ja ta peaks olema väga tuttav. Tema peaaegu et ihutõlkija eesti keelde ongi Kadri Jaanits ja Kadri Jaanits on niivõrd hea tõlke, et annab ikkagi autori teksti täiesti suurepäraselt edasi. Tal pole tükk aega nüüd ühtki raamatut olnud ja siis tuli see kassiraamat. No, mujal maailmas on see juba tegelikult selline komme, et tõlkija nimi pannakse ka kaane peale, et on Eestis teatud tõlkijad, kes on kvaliteedimärgiga ja Kadri Jaanits on kindlasti üks nendest, kes võib sinna kaane peale täitsa hästi minna. Aga jah, kui me juba nüüd jälle krimi pealt natuke kõrvale kaldusime, siis ma räägiks paar sõna sellest raamatust, mis on tõesti hästi õblukene. See on Eduard Louis, kes tappis minu isa. Ja
seda raamatut võib mõnes mõttes võtta ka tema selle eelmise raamatu jätkuna, Muutuda meetod. Edward Louis on siiamaani kõik raamatud kirjutanud oma elust ja nii ka see. Tal oli üsna terav konflikt ikkagi oma perekonnaga, ta püüdis sellest kõigest kõrgemale tõusta ja tõusiski peaaegu et vahendeid valimata ja jõudis sinna, kus ta praegu on, hinnatud autor. Aga see raamat on siis niisugune, kus ta püüab tagasi vaadata ja mõelda oma suhetele isaga ja isa, kes oli lihttööline, tema tegelikult juba oli 50-aastaselt, oli ta tervis täiesti läbi. Ja võib öelda, et ta elu ka sellisena oli läbi. Tõenäoliselt oli jäänud ainult invaliid, kes ei suutnud enam eriti palju midagi teha. Ja siia sissejuhatuses on ta siis, Edward Louis on öelnud, et nad otse kui oleksid isaga teineteisest paari meetri kaugusel, seisaksid, aga ei vaataks kordagi teineteisele otsa. Ja ta alustab seda raamatut nii, et ta kirjeldab seiku oma elust, mis on jätnud talle sügava jälje. Osa neist on niisugused väga lüürilised ilusad hetked, kus isa on kuidagi ootamatult talle tähelepanu pööranud ja temasse väga kenasti suhtunud ja kui väga ta seda on janunenud ja kui tänulik ta selle eest on. Aga see sama isa on võimeline olnud tegema kannapöörde ja alandama teda ja pisendama teda seal samas kohe natukene hiljem. Ja ka see loomulikult on jätnud talle väga ränga jälje. Ja see on siis nagu selle raamatu algupool, aga edasi ta lähebki selle küsimusega, et kes siis ta isa tappis tegelikult vaimselt ja ka füüsiliselt ja jõuab ta siis järeldusele, et mitte süsteem tegelikult, ta isegi ei ütle, et see on süsteem, ta ütleb, et need on poliitikud, need on konkreetsed poliitikud, ta ütleb, et loeb nad nimepidi üles, loeb üles need seadused, mis nad on vastu võtnud, mille järgi on vähendatud näiteks ravikindlustust, mille tõttu on töölistel tööpäev pikenenud ja kõik muud niisugused seadused, mis on tema meelest lihtsa inimese elu teinud väga palju hullemaks. Ja ta täiesti selgelt ütleb, et tegelikult poliitikute otsused, poliitikute ja nendega võrdväärsel tasemel inimeste elu absoluutselt ei mõjuta. Küll aga mõjutavad need otsused nende inimeste elu, kes on poliitikutest allpool, kes on siis need, kes on nii-öelda ilma jäetud. Nii et võib öelda, et see on väga sotsiaalne raamat ja teda on ka nimetatud lüüriliseks sotsioloogiks. Ja meil tuleb põhimõtteliselt talt veel raamatuid välja ja need tuuakse ka lavale. Ja enne kui need lavale tuuakse Draamateatris, enne seda tuleb ta ise Eestisse ja ka lavale, ta tuleb Teatriad festivalile kevadel ja vestleb Maria Eskoga siin oma raamatutest. See on lühike raamat, kerge läbi lugeda, aga ta on... Kerge ta nüüd küll ei ole. No, kerge ei ole, jah. Ütleme nii, et ta on väga mõjuv ja kirjutatud ikkagi Louis'le eriomases stiilis. Ja seda, tema on ikkagi prantsuse autor võib-olla hetkel number 1. Keda tõlgitakse ikka peaaegu kõikidesse kultuurkeeltesse, mis maailmas olemas on, et kui me eelmine aasta Londonisse läksime, teil oli just tema esimene raamat ilmunud, siis üks autori nimi, keda ma igal pool nägin, oli siis tema. Aga üks autor, kes veel Heatread festivalil tuleb, temast Edward Louis'st, nagu nii me räägime järgmisel korral, kui me räägime Heatread festivali külalistest, siis see on Helena Fischer. Tema on nüüd üks Saksa noortest tippudest ja väga tore, et ta tuleb siia festivalile. Ma alustasin juba seda raamatu lugemist, väga toredalt, mõnusalt läheb edasi. Aga sellest me räägime siis järgmine kord pikemalt. Ma arvan küll, jah, sest siis on nagu meil õnnestus ta kuidagimoodi niimoodi ikkagi festivalile saada, et rebida ta ära näiteks Slovakkide käes, kuhu ta pidi ka minema ja jagama Eestiga seda aega, aga siis ikkagi jäi Slovakkia ära ja ta tuleb Eestisse. See on palju sümpaatsemad inimesed ka. Aga üks raamat, millest ma ei mäleta, kas ma eelmine kord näitasin seda raamatut ja kas ma sellest rääkisin või mitte, aga see oli Lucy Worsley, kes oli eelmise aasta üks staare Heatread festivalil ja siin ta on kirjutanud Kensingtoni lossist, või paleest, kus ta ise töötab, ta on seal kuraator.
ja ta räägib selle Kensingtoni George'ide ajastu algusest siis läbi mitme tegelase, kes on maalitud selle lossi. 18. sajandi. ja ütleme, et see periood, mida meie Inglismaa ajaloost eriti hästi ei tunne. Et me teame väga hästi Henry VIII, tema naisi, Elizabeth Esimest, Victoria aegset Inglismaad, aga me peaaegu midagi ei tea tegelikult sellest ajastust, mis vormis Inglise suurlinnade arhitektuurilise väljanägemise. Need olid need George'id. Ja ta räägib sellest Kensingtoni lossist ja George'idest siis trepigalerii maali kaudu. Seal trepigaleriile on maalitud siis mitte need kuninglikud kõrgused, kes seal alees ringi tatsavad, vaid siis nende teenijad ehk siis teisene rahvas ja nende kaudu ta jutustab selle suurepärase palee loo ja see on tõesti imeliselt huvitav ajalooraamat, mida oskab tegelikult kirjutada võib-olla ainult Jussi Võrsli ise. Tema neid telesarjasid me oleme näinud, aga raamatud oskab ta ka kirjutada väga-väga huvitavalt. Tema vanasti oli see, et ajalooraamat on ikkagi puru igav, et seda ei jaksa keegi lugeda, et tema raamatud kindlasti jaksavad kõik lugeda, isegi mina lugesin selle suure huviga läbi. No sul on üks spionikas. Mul on üks spionikas jah, aga see ei ole üldse lihtsalt niisama spionikas, see on Mick Herron. Ja kõik, kes juhtumisi on Apple TV-st vaadanud seda Slow Horses sarja, mille tuleb nüüd kohe 5. hooaeg, mille kohta öeldakse, et see on tegelikult põnevussarjade absoluutne tipp, kus särab Gary Oldman. Ühesõnaga kõik need hooajad põhinevad Mick Herroni raamatutel. Ja tegelikult on need siis niisugusest seltskonnast, need on jah spioonid, briti spioonid, kes kõik on mingisuguse popaaga hakkama saanud ja nad on saadetud ära korralike spioonide majast kuhugi mujale, kus siis on saadetud niisugused äpardunud tegelased ja see kamp seal siis koos püüab kuidagi hakkama saada. Need eesotsas on Jackson Lamb, kes on räpane, katkiste sokkidega, habetunud, aga see-eest ääretult terane. Ka temal on mõningased patud, mille pärast ta seal on, aga teda on peamajalega väga-väga vaja. Ja kuidagi kogemata kombel komistavad nad alati mingite niisuguste asjade otsa, kus teravamateks kriitideks peetavad tegelased hakkama ei saa ja siis lõpuks nad võivad ju eksida ja koperdada ja mööda panna, aga lõppkokkuvõttes nad lahendavad ära väga kriitilised olukorrad, kus võib-olla on ohus terve London või kus püütakse näiteks mingit väikelinna õhku lasta Inglismaal. Nad saavad ise ka aeg-ajalt nende hulgast mõned hukka, aga need on väga põnevad raamatud tõesti, see on nii, et hakkad algusest lugema ja vähemalt mina esimest hakkasin täiesti süütult lugema, nii et ma ei osanud midagi oodata ja käest seda panna ei saanud. Ja Mick Herron käis mõned aastad tagasi ka Head Read festivalil, siis tal ei olnud veel hakatud seda filmi tegema ja ta hakkas alles kuulsaks saama, nii et ta tuli suurima rõõmuga koos abikaasaga siia. Ja ta tegelikult elab ise Oxfordis ja ta ütles, et ta hakkas ka neid raamatuid kirjutama nii, et ta on jurist, et ta pidi sõitma aeg-ajalt töö pärast Londoni vahet ja midagi vaja rongis teha ja siis ta hakkas välja mõtlema niisugusi tegelasi. Tegelikult tal on teine sari, mis isegi eelnes sellele Slow Horses, millest tehakse ka praegu telesarja ja see tundub tõesti väga huvitav, sest ka seal on üks eradetektiiv, naine, kes on inimene, kes julgeb sekkuda asjadesse, millesse teised ei sekku. Herron on üsna karm, aga ta on väga põnev ja väga loogiline. Igatahes ta on üks paremaid raamatuid, mida praegu selles stiilis on üldse olemas. Tähendab, südamest soovitan ja tal on neid veel mõningaid ja ta nüüd kirjutab sinna ümber ja tõesti praegu 5. hooaeg läheb. Hooaeg, millele on avamuusika ja laulu kirjutanud näiteks Mick Jagger ja peale mille praegu üldse minu meelest Gary Oldman midagi muud ei mängigi, sest ta on juba niivõrd selle Jackson Lambiga samastunud. Ma ei tea, kas sa oled midagi lugenud neid või vaadata? Ei ole, aga no vaata, meil hakkab see ring nendest Head Readi autoritest nii laiaks minema, et tema on ka käinud ja ausalt oma meeldiva seltskonnaga meie festivalil. Jah, meie. Lõpmata armas inimene ja väga nutikas kirjanik.
ta oli isegi nii sümpaatne, et mõnikord mõtled, et huvitav, et kuidas ta on võimeline midagi sellist välja mõtlema. Inimese aju on ikkagi uskumatu. Mul tuleb kohe-kohe varsti, kui räägime sellest, mis meil tulemas on, sellepärast meil tulemas on vapustavaid raamatud, tuleb kohe-kohe Liis Moori Metsajumal, mis oli eelmise aasta üks suuremaid hitte. Seekord siis põnevusromaan, aga see on täiesti väärt kirjandus, et ma isegi ei taha, et ta pandaks, et see raamatut pannaks krimiromaanide sekka, vaid pannaks sinna ilukirjanduse hulka ja siis tuleb mul välja Chris Whitakeri Kõik pimeduse värvid, mis on siis kõik, me algame lõpust, autori uus raamat, me algame lõpust oli Jaan Martinsoni üks suuri lemmikuid, mida ta pisarsilmi kirjeldas Ringvaates, kui see paar aastat tagasi siis tema nimekirjast number ühe peale tuli. Ja Giorgio Moyes tuleb mul maikuus välja, nii et selles mõttes mul on toredad asju tulemas. Aga kuna järgmine kord me räägime ikkagi peamiselt nendest Headriadi külalistest, siis ma kasutan praegu lihtsalt võimalust, et teen eelreklaami. Ei no ma arvan, eks me räägime mõnest muust ka, ma päris maikuuni võib-olla oma nende raamatutega, mis ilmuma hakkavad, ei lähe, aga ma tahaks kindlasti mainida, et sel samal nädalal veel nüüd ilmub Sally Rooney uus raamat, mille nimi on Intermezzo. Ja seda peetakse Sally Rooney seni ilmunud raamatutest kõige sügavamaks, lausa filosoofiliseks ja vaieldamatult, kui ta eelmised raamatud olid kõik ikkagi mingil määral ka saanud ainest tema enda elust, viimane neist veel sellest, kuidas noor andekas kirjanik peab kuulsusega toime tulema ja nii edasi, siis Intermezzo enam ei ole sellest. Intermezzo on nüüd täiesti eraldi tema enda elust seisev romaan ja väga harva juhtub tõesti seda, et väärtkirjandusteos või literary fiction, kui see ilmub, siis inimesed ootavad poe ukse taga, millal pood lahti tehakse, aga Sally Rooney'ga see tõesti juhtus. Ja kõigile neile, kes tahavad rahulikku ja väga meeldivat raamatut, mis tegelikult tekitab hea tunde, ükskõik kuidas täpselt seal kõik see läheb, siis Eva Tarentsil, kelle Suur suvi meeldis väga paljudele, väga see oli kirjutatud noortest inimestest, siis nüüd ilmub tal Armastus halval ajal, kus need tegelased on natukene vanemad, ikka juba keskeas, kogenumad. Aga Arentsil on niisugune võime kirjutada raamatut, mis nagu puudutab ja jääb oma teemaga ja kirjutamisviisiga hinge. Ja ta ilmub moodsas ajas, nii nagu Arentsi esimenegi raamat. Tema ei tule Headriadist. Ei, aga mine sa tea, mis edasi saab, sest ega sakslasi väga palju Eestis välja ei anta ja tegelikult saksa kirjanikke võiks kutsuda küll ikka Eestisse ka. No me püüdsime ka möödunud aastal kutsuda, aga juhtus niisugune lugu, et tegelikult kirjanikest tulema pidi jäi Covidisse vahetult enne ja jäi tulemata. Ja sel aastal ta ei saanud tulla, sest tal on nüüd juba uus raamat kirjutamine pooleli. No sakslastest tuleb nüüd mais Prima Vistale Markus, mis ta nimi, üks ja Rahvusraamatukogus on 8. mail temaga õhtu. No siis ikka liigub vähemalt. Mis ta nimi oli? Tiilemann. Aha, jah. Nii et ikka natuke liigub. Tartu vaim hoiab kuidagi kinni seda infot, me ei kuule kunagi. Tartus on enne ka Austria ja saksa kirjanikke võib-olla rohkem käinud kui meil Headriadil. Enni Erkenberg paar aastat tagasi. Aga Sally Rooney't ma ütlen, et see oli ikkagi üks eelmise aasta suuremaid romaane üldse ja teda on Eesti kauplustes müünud inglesekeelsena, ma arvan, sadu. Et loodetavasti eestikeelsel raamatul läheb sama hästi. No tahaks loota jah, sest eelmised on ikka üpris hästi vastu võetud tegelikult. No neid aitasid muidugi ka toredad sarjad, mis televist tulid. Jah, kindlasti kohe. See sari tõi tõesti ka raamatule lugejaid, tavaliselt on niimoodi, et loed raamatu läbi ja vaatad filmi või sarja, aga nende puhul oli vastupidine efekt ka, et need, kes vaatasid sarja ära, tahtsid lugeda seda raamatut ja mõlemad olid tegelikult väga-väga head, nii normaalsed
inimesed kui ka, mis selle esimese romaani pealkiri oli eesti keeles? Vestlused sõpradega. Vestlused sõpradega, jah. Mõlemad olid väga tasemel tehtud. Jah, eks me Head raadist räägime pikemalt, aga no ütleme veel, ma nii palju mainin lihtsalt, et maikuus ilmub veel uus Murakami, me oleme nüüd ka välja veel Norra metsakordustrükis, praegu ilmus Kafka Mererannal, aga ilmub eesti keeles tema viimane romaan Linn ja selle, mis muutlikud müürid, jah, ma just mõtlesin, mihukesed need müürid olid nüüd, aga muutlikud müürid, jah. Ja see peaks olema ka raamat, kus ta väga põhjalikult kirjutab kirjandusest ja raamatutest, nii et ka see tõotab tulla väga põnev. Ja muidugi läheme me Murakamiga mühinal edasi, sest me hakkasime teda välja andma kusagil keskelt ja seal on ettepoole veel ajas tagasi minna ja eks sealt tuleb silma peal hoida ka selle uuematele asjadele veel. Murakamil on oma fännkond olemas, et seal ei ole eesti keeles vist mingit muret olla välja andmisega. Ei, Murakamiga ei ole muret, Eesti peab tunnistama, mõne teisega on muret. Alati on muret, kui häid raamatuid üles ei leita, siis on kahju. Nii, kas teil on küsimusi? Ettepanekuid? Raamatuid, mida te ootate? Kunagi oli jutud, kui ma Hämmingut lugesin, et Powersilt on mänguväljak. See on tõlkimisel praegu. Kas tuleb veel see aasta? Ma nüüd sain ilmapuuga ka ühele poole ja nüüd ma olen näljane. Ma arvan, et võib-olla võisi sügisel ilmub, jah. Ma ei ole vaadanud täpselt millal, aga ega ta väga palju hiljem ei ilmu küll, jah. Mänguväli tuleb ta Eesti kindlasti. Sel aastal ikkagi siis, jah? Jaa. See on hea teha niimoodi varusid kuskil. Jah, nii. Oli küsimus veel, eks? Jaa, ma tervitan Soomest teid. Alguses rääkisite sellest, et noortele meeldib lugeda nagu inglisekeelseid raamatud rohkem. Ma arvan, et Soomes on sama lugu. Ma mõtlen, et millest see tuleneb? Mis te arvate? No ma arvan seda, et nad kõigepealt ise õhust kusagilt imbub nendesse inglise keel juba nii nagu omal ajal võib-olla meisse ei imbunud. Seda esiteks, sest kogu taust on inglise keelne tegelikult. On mängud, on animafilmid, kõik muu. Ja teine asi on see muidugi, et need noorte raamatud tõlkes, kui nad ära tõlgitakse ja välja antakse, siis nad on palju kallimad. Nad on 2 korda kallimad, kui on ingliskeelsed raamatud. Ja nad jõuavad siis lugejani hiljem ka, sest tõlkimine võtab aega. Aga ingliskeelsed on kohe käepärast ja maksavad vähem ja nad saavad hakata neid lugema. Peale selle suures osas ikkagi noorte kirjanduses sõnavara ingliskeelses ei ole eriti suur ega ei ole eriti keeruline ja see on neile mõistetav. Nad ei peagi võib-olla iga nüanssi mõistma, nad loevad ja nad saavad aru, mis toimub. Mis toimub, millised leegitsevad tunded seal olid ja see kõik on neile mõistetav. Ma ütlen, kui ma ise näiteks tõesti seda samagi Romantasit praegu lugesin, olen ka mõnda noorte kirjandust lugeda, ega see tekst ei ole eriti keeruline ega viimistletud ja Romantasi tekst on ausalt öeldes eriti primitiivne. Nii et arusaadav on see vägagi. Ja eks nad sellepärast loevadki seda. Ja vähe sellest, muidugi kui nad loevad neid raamatuid inglise keeles, nad hakkavad omavahel inglise keeles suhtlema ka. Ma olen ükskord kuulasin tükk aega siin samas rahvaraamatus seal ingliskeelsete noorte kirjanituse ja fantasy osakonnas 2 tüdrukut rääkisid omavahel. Ja ma mõtlesin, et äkki nad ongi välismaalased või inglased või inglise aktsenti ei olnud, aga ühesõnaga tükk aega rääkisid inglise keeles. Ja siis minu suureks üllatuseks pillas keegi vahel ühe eestikeelse lause. Ja siis ma sain aru, need olid 2 eesti tüdrukut, kes siis lihtsalt lõpusalt vestlesid. Üks on, mul on selline ajalukku mineva vaade sellele, võtad see keskkond, kus me oleme. Et minu põlvkond oskab soome keelt. Me ei ole ükski soome keelt õppinud, me oleme soome televisioone vaadanud lapsest saadik. Ja ma õppisin soome keele selgeks ja saime sellest aru, võib-olla oleks isegi lugema hakanud, kui soome raamatud ei oleks olnud. Aga see keskkond, kus meie noored on praegu, on ainult inglise keelne. Kõik need TikTokid, Instagramid, Facebookid, kõik ja neil on veel neid Snapchat ja mis iganes. See nende keskkond on inglise keeles ja nad saavad sellest paremini aru, nad ei oska seda keelt, aga nad saavad aru. Rääkida ja kirjutada veel ei oska, aga
ütleme nii, et nad ei oska väga, ütleme kõrgel tasemel koolis seda keelt. Võib-olla nad hiljem osa ikkagi õpivad juurde ja suudavad ka keerulisematest tekstidest aru saada. Aga see hakkab just sellega, et lasteaias lapselaps ütleb sulle suurte silmadega otsa vaadates, et carrot, orange. Ja see tuleb juba põrsast pepast. Ja siis läheb sujuvalt edasi, kuidas aeg-ajalt on vaja öelda, et nüüd räägime eesti keeles ikka. Ja eks nad saavad selle keele muidugi kätte, see on selge. Ja need, kes natukenegi vaeva näevad ja eks sõnavara tuleb ju lugedes ja kui nad hakkavad keerulisemaid asju lugema, siis nad vaevad ka juba saavad endale suurema sõnavara. Muidugi tähtis on see, et seal kõrval loetakse eesti keelt ja saadakse eesti keele sõnavara, sest õpetajad ju kurdavad, et kooliõpilaste sõnavara on piiratud, nad ei saa eesti keelest aru. Et väga paljudest asjadest. Me oleme tegelikult siin kirjastajatena ja raamatukauplejatena, me oleme kahe tule vahel, et me praegu peaksime olema tegelikult õnnelikud, kui need lapsed üldse loevad. Loevad nad siis inglise keeles, soome keeles või eesti keeles ja öelda, et ära loe seda, vaid võta see, et siis me tegelikult kaevame ta laudu, kui me võime sisse kukkuda. Et see lugemisharjumuse tekkimine, ükskõik mida nad loevad. Ja ma olen sügavalt veendunud, et ühtki raamatut ei tohi ühegi lapse käest ära võtta. Et keegi ei tohi kunagi ühelegi lapsele öelda, et jumala eest see raamat on sulle liiga väike või liiga vanadele mõeldud, sa ei saa sellest aru. Peaasi, kui ajab õiget pidi raamatut käes ja püüab lugeda, siis mitte midagi ei tohi öelda. Ta võib kikivarvul ringi käia ja vaadata, et ta loeks. See on mingisugune uus reaalsus, millega me peame hakkama harjuma, eks. See võõrkeelse kirjanduse lugemine on nende jaoks väga riks. No jah, just see riigi tugi võib-olla võiks natuke suurem olla, kui sa rääkisid sellest Norrast, eks, et see eestikeelse kirjanduse või hea eestikeelse kirjanduse väljaandmine võiks kuidagi koolidesse jõuda kergemini kui praegu. No jah, sest tegelikult praegu üks asi on küll, mida on kuulda, et tegelikult lastekirjanduse tiraažid langevad. Nimetusi antakse välja väga palju ja nii mitmegagi, kes on ise, kellel on keskkooliealised lapsed või kes tunnevad õpetajaid ka ja raamatukogu hoidjatega on juttu olnud, et võib-olla ikkagi äkki väga keerulist klassikat ei ole vaja ka keskkooliealistele lastele peale suruda. Võib-olla võtaks neid raamatuid, mis neile tõesti huvi pakuvad ja meeldivad, aga no mitte just kõige, mitte muinasjutte, erootika ja vägivalla, kui ütleme nii. Mul on veel üks mõte, ma mõtlen seda, kui on see looduse mitmekesisus, ma arvan, et ka keeleline mitmekesisus võiks olla see, kuhu poole võiks tulla, et oleks nii inglise kui ka see oma keel seal kõrvuti. Ja ma ei tea, kas Eestis on praegu sellist nähtust, aga Soomes on väga nüüd uus, et noored inimesed on hakanud armastama ristsõnu nii palju, et näiteks nüüd viimane, kui tuli selline ristsõnaleht, mis on natuke nagu noortele suunatud, sellest võeti minu meelest 30 000 tiraaž ja et sellepärast neid väga palju nagu tahavad teha. Et ma arvan, et see on ju selline valgus juba siin, et inimesed on huvitatud oma keelest nii palju, et nad isegi ristsõnu teevad. See oleks väga kena, siis ristsõnadega tuleb ju tegelikult otsida sõnu ja mõelda ja see oleks väga hea, kui Eestis ka äkki tuleks tohutu ristsõna puur noorte hulgas. Mis, ütle mulle, ma olen vana ja dementne, aga ütle mulle, mis see mäng on, sõnade mäng? Scrabble. Scrabble'id küll, et lapsed mängivad Eestis minu meelest, kus on ainult sõnade peale üles ehitatud ja päris usinalt mängivad ja mõtlevad, kas niisugust sõna on olemas või ei ole, mis sobiks. Ja see Scrabble'i populaarsus tuli mul üllatusena. Scrabble on võluv mäng ja see tõesti paneb keele peale mõtlema inimesed. No jah, võib-olla ja teine, veel üks asi on muidugi graafilised romaanid ja koomiksid, mis ka võib-olla ikkagi kutsuvad rohkem lugema, sest seal on biidid ka olemas. Eestisse veel ei ole jõudnud tegelikult selle graafilise romaani see suur laine, et siin praegu ilmuvad peamiselt sellised nostalgia asjad, Raivo Järvi asjad, eks, ja siis mõni üksik täiskasvanutele mõeldud, aga
Disney kõrval nüüd lastele midagi erilist minu arust praegu meie lettidel ei ole. eks hakkab ilmselt tulema. aga jah, aitäh, et te kuulasite ja kas keegi tahab veel midagi öelda omalt poolt? mis tüüpi raamatuid te ootate ja mida te veel tahate lugeda? head ilukirjandust ikkagi. no seda ma oskan. seda me püüame anda. seda me oskan. ja oleme südamest tänulikud, kui head ilukirjandust loetakse ja see üles leitakse, nii et. ja siis, see on siis, ma ei tea, mis mai see oli meil. Seekord me üritame ikkagi sellele esimesele. Ei, kindlasti. ja siis 6. mai ja räägime Head Räädist muidugi, aga räägime ka teistest raamatutest. Selleks ajaks on juba ilmunud aprillis veel raamatuid ja hakkab ja ka seda, mis ilmub näiteks mais ja mis võib-olla suvel oleks veel oodata, et tegelikult. kuna me suvel teid siia ei käsuta, et siis me räägime maikuus nii pikalt ette, kui jaksame ja siis sügisel võib-olla jätkame. tuleb lugemiskontroll. jah, lugemise see on kontroll tore, tuleb. see oleks tore. Lugemispäevikud. millal see intermezzo on ilmumas? see peaks sellel nädalal ilmuma. nii ruttu. Ma tean, et sellel on palju fänne. ja ta näeb välja nagu ingliskeelne, on ingliskeelse raamatu kujundus, aga ta on eesti keeles, seal võib tekkida väike segadus, peal on seesama intermezzo, aga ma arvan, et saab aru, mis on eesti keeles. me tunneme selle kaane lihtsalt ära selle värvikamma järgi. kes tõlkinud on selle? Triin Tael. Ta on tõlkinud kõik Sally Rooney asjad. no nii, aga täname teid ja järgmine kord jälle maikuus kohtume. aitäh, Toomas!